Aga meie järgmise loo peategelane tegutseb internetis nagu infoajastur Robin Hood. Veebiportaal Wikileaks ja selle looja Julian Assange on pälvinud võrdselt nii viha kui vaimustust. Näiteks sellel suvel paljastas Wikileaks ligi 100 000 USA sõjaväe saladokumenti, mis muuhulgas puudutavad ka Eesti sõdurite tegevust Afganistanis. Ja küsimus kõlabki, kas salapärane paljastaja teeb rohkem kasu? Ja olge hoiatatud, järgmises loos on lõike, mis ei sobi lastele. Nad tulid kokku üle maailma. New Yorgis toimuv konverents nõuab valitsustelt väiksemat salatsemist. Skyping in from Australia, Julian Assange, the co-founder of wikileaks.org. Austraaliast pärit Julian Assange on interneti uudistekanali Wikileaks peatoimetaja. Assange ja Wikileaks jõudsid uudistesse selle USA sõjaväe salastatud videoga, mis näitab tsiviilisikute tapmist Iraagis. Sellega sai Assange'ist USA valitsuse üks suurim vaenlane. Assange esineb konverentsil viibides ise turvaliselt Austraalias. I'm sure it's a high priority for them to try to neutralize him one way or another. And I wouldn't exclude physical danger, but in particular ways, trying to find ways to discredit him or to keep him from communicating with possible sources. Daniel Ellsberg teab, millest räägib. Aastal 1971 lekitas ta avalikkuse ette Pentagoni dokumente. Viimase ajani oli ta üks väheseid USA valitsuse töötajaid, kellele esitati süüdistus andmete lekitamises. Juba 3 aastat on Wikileaks kõikjal valitsustele peavalu valmistanud, avalikustades inimõiguste rikkumisi Guantanamo Bay's, paljastades poliitmõrvu Aafrikas ja pankade rahapesu offshore firmade kaudu. Wikileaks on rünnanud nii vasak- kui parempoolseid poliitikuid ning võitnud nii Amnesty Internationali kui ajakirja Economist meedia auhindu. What we want to create is a system where there is guaranteed free press across the world, the entire world, that every individual in the world has the ability to publish material that is meaningful. Loomulikult on härra Wikileaks ise hästi kaitstud ja tema võrgustiku jälgimine raskendatud. Kokkusaamiste korraldamine käib kui spioonifilmis. Vestlused liftis, et pealt ei kuulataks. Viimasel hetkel muudetud kokkusaamiskohad ja ajad. The issue is not my safety. Rather, the issue is the safety of our sources. So there's just some simple precautions, but it's enough to make it costly and inconvenient to spy on us and try and find out who our sources are. Julian Assange tõusis tippu nagu meteoor. Tema Wikileaksi idee kasvas välja 1980. Melbourne'i häkkerite klubist, mis kandis nime International Subversives ehk tõlkes rahvusvahelised õõnestajad. Oktoobris 1989 võttis sama seltskond sihikule USA kosmoseprogrammi. Ron Tenkati oli NASA keskuses valves, kui arvutid hulluks läksid. Töötajad valmistusid parasjagu saatma kosmosesüstikule Atlantis tuumareaktoril töötavat sondi Galileo, kui nende ekraanilt vaatas vastusõna wank, mis vabas tõlkes tähendab enese rahuldamist. We at the time at NASA, we had a shuttle on the launch pad about to launch that had plutonium energy canisters for its power source. If this blew up like the Challenger did, all of this plutonium is going to kill everybody in Florida. Julian Assange oli selle häkkerite klubi liige, aga eitab enda osalust rünnakus. Assange sai süüdistuse arvutikuritegudes, kuid kohus leidis, et tal polnud halbu kavatsusi. Mees lasti vabaks trahvi ja tingimisi karistusega. Kuid selleks ajaks oli Assange aru saanud areneva arvutikeskkonna võimalustest ja mastaapidest. To be exploring the world and being involved in international politics
from your bedroom. 20 aastat hiljem on Wikileaks võimas ülemaailmne jõud. Kuid kui organisatsioonil ongi oma peakorter, ei leia te seda Melbourne'ist, New Yorgist ega Londonist. Kujutletav staap või vaimne kodu on siin, Islandil. Ajakirjanikud, seaduseloojad ja teised kutsuti esmaesitlusele vaatama videot, mis varsti raputas tervet maailma. I was shown it at a cafe here. I was completely shocked. I mean, I was sitting there crying, like many people do when they see it for the first time. Come on, fire! Ülisalajane USA sõjaväekopteri pardal filmitud video näitas, kuidas Bagdadi idarajoonis 10 inimest maha lasti. Video esimeses osas liigub rühm mehi tänaval. Teiste seas on 2 Reutersi ajakirjanikku. Sõdurid peavad kaamerat granaadiheitjaks ja avavad tule. Come on, fire! Keep shooting. Hiljem sõidab kohale väike buss, püüdmaks päästa veel elus Reutersi ajakirjaniku Saed Shmagi. Come on, let us shoot. Esiistmel paistavad lapsed. Kopterist avatakse tuli. Tapetakse autojuht ja Saed Shmag. Lapsed saavad raskelt haavata. Come on. Clear. Clear. Islandi televisiooni võttegrupp otsis üles bussi juhtinud mehe pere, et kuulda nende lugu. This was a guy who was basically dropping his kids to a special tutoring and picked up neighbors in the way who gave them a lift. And he just stopped to help somebody who was bleeding to death on the curb. He was killed that day. He got a 30mm explosive round straight in the chest. And his 2 children were wounded heavily. They were in the front of the car with him. Video avalikustamise järel algas põhjalik juurdlus, mille lõpuks vahistati Bagdadis teeninud luureohvitser Bradley Manning. Võimude jaoks on suurem mure, mida veel. Kas Manning lekitas Wikileaksile veelgi enam salastatud materjale ja mis on järgmisena varuks? Kui ametivõimude jaoks on Assange ohtlik infovandaal, kes seab ohtu mitte ainult valitsuse huvid, vaid ka sõdurite elu ja tervise, siis paljude jaoks on ta infoühiskonna Robin Hood, kellele pöialt hoida. He's not only a danger to governments, to withholding wrongfully information. So yes, I think he's a good candidate for being the most dangerous man in the world in the eyes of people like the one who gave me that award. I'm sure that Assange is now regarded as the very most dangerous man, and he should be quite proud of that. Varsti pärast seda intervjuud augusti lõpus sai Assange'i maine tõsise hoobi, kui tema suhtes algatati Rootsis uurimine seoses vägistamiskahtlusega. Mees ise eitab süüd ja väidab, et tegu on just nimelt katsega teda diskrediteerida. Uurimine jätkub.